Tere õhtust kõigile, tere tulemast 18. Power Estonia laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja mul on taas kord auväärne võimalus intervjueerida meie tänaseid külalisi, kes on tõesti väga inspireerivad, aga enne kui ma lähen lähemalt nende juurde ja anname neile sõna, ma räägiks natuke üle kõigile nendele, kes esimest korda satuvad meie kanalile, miks me neid laive teeme. Nimelt siis Power Estonia on kogukond, mille eesmärk on luua inspireerivat materjali ja korraldada inspireerivaid online ja offline üritusi erinevatele inimestele, kes tahavad elus saavutada midagi rohkemat, kes tahavad saada inspiratsiooni, kes tahavad tulla oma mugavustsoonist välja ja viia oma eesmärgid ellu. Ja nende laivide raames me kutsume täiesti erinevate valdkondade inimesi rääkima sellest, mida nad teevad kirega, et me saaksime neid inspiratsiooni ja saaksime nende seda inspiratsiooni ja teadmisi kasutada siis enda igapäevaelus. Aga meil on täna külas kaks väga inspireerivat noort neiut, ettevõtjat, maailmamuutjat. Ma võiks neid, ma arvan, niisuguseid uhkeid ägedaid sõnu siia veel juurde öelda, aga Kätlin ja Merili, olete te kuuldel? Jaa, oleme. Tere! Nii tore, et te saite tulla ja võib-olla te alustuseks räägiksite natuke endast, et kes te olete ja mille kõigega te siis ikkagi tegelete? No Kätlin, ma annan sulle selle au. Nii armas, aitäh sulle, Merili. Kes me oleme? Me tõesti tegelikult nii armas, Kasper, kuidas ütlesid, et nagu maailmamuutjad. Et ma võin juba Merili ja minu eest seda küll sissejuhatuseks meile mõlemale öelda, et me tahame olla maailmamuutjad ja loodame, et meie tegevus loob muutust, sest positiivset muutust. Et kui ma räägin iseendast, siis mul meeldib öelda, et ma olen tõesti särasilm, ma olen energiapall, sest et mul on looduse poolt rohkem antud justkui energiat, et naeru ja nalja ma kipun tegema, et selline elav olemus on mul. Aga muidu ma olen pärit tegelikult noor, kes on pärit Lõuna-Eestis, Karksi-Nuiast, kasvanud sellises looduse sees ja tegelikult olen ma nüüdseks jõudnud selleni, et ma armastan väga-väga just enese arengut, seda, et me igaüks vaatame sisse, kellena me inimestena saame edasi liikuda ja mida head me saame ka väljaspoole teha. Et ma ise olen olnud läbi elu hästi aktiivne ja nüüd on olnud nii hea meel, et ma olen jõudnud sotsiaalse ettevõtluseni ja hetkel siis veangi eest sotsiaalset ettevõtete võrgustikku, mis tegelebki sellise sotsiaalse ettevõtluse arendamisega Eestis, on selle valdkonna eestvedaja ja samuti ma olen noorteorganisatsioonis Changemakers, kus mina jälle selliste noorte rohkem tegelen ja ka vaatame tegelikult juba täiskasvanute poole, et see eneseareng oleks peamine fookus meil kõigil ja üks suur kirg minu elus on hagi, mille pärast siis me tegelikult rõõmuga saame teada, kui kohtusime siis Kasper sinuga, et nii vahva teekond viis kokku ja muidu jah, ma armastan hästi palju seiklusi, ma armastan matkamist, et selline väike, ütleme, et jah, seikleja olen küll. Nii, ma annan nüüd sulle tutvustan, siuke üksinda tutvustada on ikka jube naljakas. Mina olin see väike, jah. Ma tahtsin öelda, et see väike seiklus või matka ja see väike alahindlus sulle, et pigem on Kätlin suur seikleja, et tegelikult me tõesti ühendab väga paljud asjad, et nii justkui tööalased, me oleme igas organisatsioonis, mis te kuulsite just Kätlini poolt, me oleme koos, nii sotsiaalsete võrgustikus, Changemakers kui ka Hagis. Võib öelda, et me oleme mõlemad ka suured matkahuvilised, Kätlin lihtsalt seikleb rohkem jalgrattaga, mina lihtsalt jalaga. Et Kätlin on käinud jalgrattamatkal ühel pikal ja mina olen sellist jalgsimatku ette võtnud. Aga võib-olla miskit, mis meid eristab rohkem on see, et kui Kätlin on selline äge, uhke üksiklaps, siis mina olen sellisest suurest perest, kus mul on siis au olla vanimõte 6 ja ma usun, et see on siis mind hästi palju kuidagi kasvatanud ja pannud seda just õppima, et kuidas olla eeskuju, kuidas suhelda, kuidas
kuidas mina näen, et tõesti, mis mina teen, mõjutab nagu hästi palju teisi. Et ma arvan, et see on ka see, millest ma proovin üleüldse elust lähtuda, et ma proovin olla eeskujuks iga nurga alt, vahepeal läheb paremini, vahepeal halvemini, aga eks see ole ka igal eeskujul tegelikult see, mis teda ka eeskujuks teeb, et ollagi tema ise oma kõige paremas vormis. Wow. Te natuke rääkisite ainult praegu iseendast, aga see on niisugune nagu ägedat inspiratsiooni ja energiat andev, et see on nii äge, kuidas te nagu iga, ütleme, teie tegevust peegeldate seda sära ja energiat, sest see on nii äge näha, et näiteks ka, ja ma just aastanud kätte, mina olen tegelikult ka Lõuna-Eestist pärit, nii et me oleme mõlemad Lõuna-Eestis, ma ei tea, Merili, mis kandist sina pärit oled? Mina olen Tartust pärit, nii et ka lõunaeestlane. Vot, siis meil on siin Lõuna-Eestist live täna, et väga lahe, aga kõik need tegevused, siin ma juba praegu, see nagu, ma ei plaaninud seda küsida, aga praegu mul nende mõtetega juba tekkis see küsimus, et praegu lugesite ette nii palju erinevaid asju, et me võib-olla kõikidesse ei jõua täna detailselt minna, aga kõige enne, kui me lähme nagu ütleme üldse tänasesse teemasse sisse, siis paljud inimesed, kellega ma olen suhelnud, on rääkinud, et ma hakkaks midagi ägedat asjalikku tegema, aga ma näiteks käin juba tööl ja mul ei ole aega rohkem, on ju. Ja nüüd te lugesite ette, et nagu te tegelete selle, tolle ja midagi, et nii paljude asjadega, on ju. Et võib-olla paari sõnaga, kui te jagaksite mingit sükest esimest nippi, mis teil pähe tuleb, et kuidas jõuda nii palju asju teha, et nii suure energia ja sükse nagu positiivsusega? Ma arvan, et tegelikult üks asi, millest ma olen lähtunud, et ei ole sellist vabandust minu jaoks olemas, nagu et mul ei ole aega või mul ei ole raha. Et need on kaks asja, mis tegelikult, kui sa tahad, siis sa tõesti leiad selle viisi, kuidas teha. Ja ma arvan, et see esimene nipp, mis pähe tulebki sellega seoses on see, et leida üles nagu päris tahe, leida üles see, mis nagu paneb sind käima. Et kui sa leiad üles, et ma ei tea, ma tahan kohvikut teha, sest ma olen õppinud oma vanaema pealt nii palju nippe ja ma tahan kõik need head vanaema nipid edasi anda kuidagi. Et siis see on see, mis sind käima tõmbab ja sa leiad selle võimaluse. Et kui sul on see mingi põhjus olemas, mis sind nagu käima lükkab, siis küll sa leiad nagu selle aja ka sinna juurde, ma usun. Okay. Kätlin, on sul ka midagi täiendada veel või oled sa nõus? Nõustun, aga ka täiendan, et minu enda isiklikus elus on olnud ongi. Ma olen nüüdsest sotsiaalsete töötajate võrgustiku eestvedaja justkui, aga tegelikult enne seda ma töötasin täiesti haridusvaldkonnas, mul oli täiskohaga töö olemas. Hetkel lihtsalt olin enda sees küsimus, et kus ma näen oma tulevikku. Kuhu ma tahan tegelikult panustada, kuhu ma näen, et ma tahan ise areneda. Ja siis hoolimata sellest mulle meeldis see, kus ma olin, see valdkond, otsustasin, et ma tahan tunda, et ma teen midagi suuremat. Ma tahan näha enda potentsiaali ja need sisemised küsimused andsid aimu minule, et mine liigu edasi või tee täpselt seda, mida sa naudid. Ehk siis nagu see enda sellise, mis sa tõesti tahad teha, selle küsimuse küsimine enda käest on hästi oluline. Ja aja planeerimine, et kui Merili ütles, et sa leiad aega asjade jaoks, mida sa tahad, isegi siis, kui sul on neid asju palju, siis kuidagi ikka saab. Et kui meie ka oleme teinud erinevaid projekte, programme, kõik asju isegi ühe korraga, siis sa leiad selle viisi ja sa oled hästi täpne siis aja planeerimises. Et siin on see, et mina näiteks ei kujuta oma elu ilma Google kalendrita ja ma ei teaks, mis juhtuks, kui see praegu ära kustuks. On analüüsi koht ja igatpidi filosoofiline küsimus, aga ma arvan, et see ja tõesti, et teine kolmas asi võib-olla, mis ma lisaksin. Kui sa tahad kõike teha, siis ole selles mõttes ka aja suhtes väga kriitiline, et sa ei tahi ära unustada aega iseendale ja puhkuseks. Sest et meie Meriliga oleme elus väga mitmeid kordi läbi põle. Nii. Tundub, et läks ühendus praegu nii nagu läks, aga ma sain siit vahepeal juba häid mõtteid ja viimane see läbipõlemismõte on ka, jäi küll natuke poolikuks. Sa vist nüüd jälle Kätli kuuled meid, ma vaatan, et sa jälle liigud, aga et ma lihtsalt praegu sain siit selle, nii-öelda, ütleme, ma pean korraks rääkima meie nii-öelda vaatajatega,
et samal ajal, kui te kuulate, siis ja kui mina olen siin küsinud praegu ja juba teinud nagu märkmeid, ma pole veel põhimõtteliselt teist küsimustki lõpetanud ja mul on juba poole lehe jagu märkmeid, nii et kindlasti ma soovitan kõigil teha märkmeid ja siit, mis mul tuli seoses siis Google kalendriga Kätlinile, et ära muretse, kui Google kalender peaks ära kaduma, on igast Outlooki kalendrid asjad ka, mida me lihtsalt ei kasuta, sest Google on olemas. Nii, aga ma küsiks teilt küsimuse just, ütleme nüüd, kui me läheme nagu rohkem selle teema juurde, et me jõudsime kõik sotsiaalsete ettevõtete võrgustik, kõik need on väga sellised ägedad ja huvitavad ideed ja need on kõik seotud ettevõtlusega. Ja võib-olla siuke nagu hea koht, kus alustada selle teekonnaga on see, et rääkida, et kuidas teie jõudsite ettevõtluseni, et võib-olla Meri-Liis lähed alustada, rääkida sellest, et kuidas sina jõudsid ettevõtluseni ja kuidas see teekond sinu jaoks alguse sai? Minu teekond algas arvatavasti 8. klassis, kui oli vaja teha kohustuslik lõotöö. Ja mina mõtlesin, et ma tahan teha miskit, mis on nagu päriselt vajalik, mis mulle meeldib. Ma ei olnud selline uurimustööde tüüp, ütleme siis nii. Eks ma teadsin mingisuguste asjade uurimine, küsitluste tegemine, et see ei oleks see, mis mind kõnetaks. Ja siis ma tegingi esimest korda sellise skeemi, mõtlesin, et okei, mis minu hobid on, proovisin erinevaid asju ühendada, ma panin sinna näiteks sündmuste korraldamine, üleüldiselt organiseerimine, heategevus, kokkamine ja nii edasi, erinevad märksõnad. Ja siis tuligi ideena teha heategevusprojekt Tartu Laste Turvakodus. Ja sealt ma hakkasin riburada pidi, mul oli see võimalus olla vabatahtlik näiteks Toidupangas, sain ka erinevaid muid kogemusi, et me olime nii, tegime kampaaniat, kui ka tegelesime lastega seal koha peal. Aga mul sealt jäi nagu selline tegutsemispisik, siis ütleme nii, külge. Ja pärast seda ma tegin 3 aastat hästi suurt heategevusprojekti, võiks öelda, Eesti laste ja noorte heaks, kes päevad esimest tüüpi diabeeti. 3 aastat, ütleme nii, gümnaasiumi eas tegin. Sai 100 000 eurot kokku kogutud ja kuigi ta oli heategevusprojekt, siis ma ütleks, et see õpetas väga palju ettevõtluse kohta. Ja samaaegselt, kui oli siis veel viimane etapp selles heategevusprojektis, siis ma sattusingi ise osalejana ja noorena Changemakerisse. Ja ma kuulsin sellist sõna, et mis tähendab sotsiaalne ettevõtlus. Ja siis ma sain aru, et ma olen leidnud selle miski, mis mind kõnetab. Ehk siis, et panna kokku see justkui, et sa teed head, sa annad maailmale miskit väga-väga kasulikku, aga samal ajal saad seda teha nii, et see ongi sinu nii-öelda töö siis. Et see toob sulle endale ka toidulauale ja saad nautida iseennast ka. Et see oli miski, mis pani minu silmad põlema ja sealt siis hakkasid kõik muud ettevõtlus asjad nagu rohkem pihta, aga ma ütleks, et tegelikult need heategevusprojektid olid ka juba selline ettevõtlikkuse võib-olla esimesed alged. Väga lahe. Kätlin, sul on ka mikrofon väljas, kui sa ei tea, et kui sa rääkima hakkad, siis jah. Aga Kätlin, võib-olla sa räägid enda poolt. See oli, ma kommenteerin siis, kui me mõlemad vastasime, et ma siit juba muidu segaks kohe vahele. Mul on nii palju neid uusi mõtteid ja ideid. Aga Kätlin. Nii armas. Ettevõtlusega sellisel põneval või natuke sügaval viisil välja öeldud mingi koolilaat, kus sa lähed oma mingeid maitsvaid vahvlikesi müüma, oli tegelikult minul seoses õpilasfirmaga. Et ühel hetkel tuli noortekeskuse juht minuni ütles, et kuule Kätlin, on siuke võimalus tegeleda sellise asjaga, et kas sa oleksid huvitatud. Ja siis me panime väikese pundi kokku noortest, kellega me olime kokku puutunud, kes oli ka meil kas klasside või lihtsalt aktiivne noor ja lõime enda õpilasfirma. Ja õpilasfirma siis tegeles esmalt sellise väikese kohviku pidamisega, mis oli siis noortekeskuses ja siis me leidsime nagu turuvajaduse, mis oli suurem. Ehk siis me hakkasime erinevaid selliseid klubiõhtud korraldama ja lõpuks jõudsime spetsiifiliselt laste ja noorteni. Et me hakkasime tegema teemapidusid, ehk siis sünnipäevapidusid, mis oli just mõeldud nagu nendele noortele, kes tulevad kokku, tahaks midagi lõbusat teha. Ja sellega mina siis tegelesin tegevjuhi ametis mitu aastat ja täitsa vahva oli, kus ma saingi, ongi tegelikult, kui sa Junior Achievementsiga koostööd teed, siis sul on juba koolitamise võimalus, saad minna samuti välja esinema.
et oli väga põnev nii-öelda periood minus, kus ma tundsin, et ohoo, et sa oled ise aktiivne, saad midagi ära teha ja vaatad ka, et ohoo, kui taskuraha on päris hea, et justkui iseenda peremees ja pärast seda tegelikult läks mingid aastad mööda, kui ma olin ülikoolis. Ja siis tulin oma pikemalt jalgrattamatkalt tagasi ja sattusin kokku oma kursavenna Erki Kuberiga, kes ütles, et Kätlin, mida sina nüüd teed siin oma elus põnevat, et nii tore on sind näha. Ja siis oli niimoodi, et läksime kohvikusse ja tema kutsus mind Changemakersisse, kus mina siis aastal 2017-16 esimest korda puutusin kokku justkui teadlikult sotsiaalse ettevõtlusega. Ja siis selles vallas olen ma siis olnud ja erinevates rollides ja nüüd on nii hea meel öelda, et on enda sotsiaalne ettevõte juba ja olen selles valdkonnas nii-öelda rohkem see. Wow. Nii ägedad lood. Ma siit küsiks ühe hästi lühikese küsimuse korraks ühe sõnalise vastusega mõlemalt, et kuna paljud inimesed ütlevad, et nad on näiteks liiga noored või liiga vanad, et ettevõtlusega alustada. Et kui me siin rääkisime nagu sellest täitsa teekonna algusest, et kui see ei ole saladus, mis need vanused olid, siin ma aru sain, et need esimesed heategevusprojektid olid Merili sul juba põhikoolis, on ju? Ja Kätlin, millal sa jõudsid õpilasfirmale esimese selle alguseni? See oli ka põhikooli lõpuaastat, midagi sellist. See on jällegi, et ma arvan, et te võite kinnitada, et me pole vastuseid kokku leppinud, aga te annate täpselt neid vastuseid, mida ma loodan. et vanused nagu on, see on nagu tähtis, et sa ei ole kunagi liiga noor või liiga vana ja see on, ma arvan, hea asi, mida siit võtta. Aga kuna meil vaikselt aeg jookseb kohutavalt peale, siis me saame natuke nagu minna rohkem süvitsi nüüd võib-olla teie tegemiste juurde, mis te siis nagu nüüd täna teete. Et nagu me juba korraks te mainisite algul Hagit, mille raames me siis ka omavahel tuttavaks saime. Et kuna Hagi on ka sotsiaalne siis ettevõte, et siis ma arvan, et selle nagu küsimusega saab tegelikult ära ühendada ka selle, et mis see nagu sotsiaalne ettevõtlus siis laiemalt on. Ja siis natuke rääkida ka sellest, mis see Hagi on. Et ma nüüd ei oska seda küsimust teile kummagile suunata, et ma arvan, et siin te saate võib-olla ise jagada seda, et kuidas te kõige paremini seda vastate. Ma arvan, et sellest oleks nagu ebaaus, kui ma ainult ühele selle küsimuse esitaksin, siis ma arvan, et te mõlemad oskate sellele vastata. Aga jah, kuidas te ise paremaks peate. Aga et ühesõnaga, et mis on Hagi ja mis see sotsiaalne ettevõtlus laiemalt siis on? Ma siis alustan ja ma võtan just selle, et ma lähen laiemalt ja lähme kitsamaks. Ehk siis, mis asi on sotsiaalne ettevõtlus? Sotsiaalne ettevõtlus on ettevõtluse vorm. No nii. Aga see on täpselt detailne lause, et meil küll Kätlinil on väiksed internetiprobleemid, aga me saime selge ühe lause, nii et see sobis väga hästi. See on sotsiaalne ettevõtlusvorm. Just. Aga ettevõtlusvorm, millega sa teed siis lisaks kasumile ka head. Ehk siis kas inimestele, ühiskonnale, mis iganes vormis, aga sinu eesmärgiks, südame eesmärgiks on mitte kasumi teenimine, vaid ikkagi mingi positiivse muutuse loomine. Ma võin siit täiendada kohe, et mulle meeldib väga kirjeldada sotsiaalset ettevõtlust sellisel skaalal, et kui sul ühes otsas on heategevus ja teises otsas on tavaline ettevõte, et siis sotsiaalne ettevõte on justkui keskel. Ja tõesti, nagu Kätlin ütles, et kui veel teist skeemi enda ette kujutada, kus ühes otsas on süda ja teises otsas on näiteks euromärk, siis sotsiaalsel ettevõttel lihtsalt see süda on nagu suurem, et see võrdlusmärk läheb sinna südame poole, küll aga ta on tõesti selles suhtes heategevust erinev, et ta ise suudab ennast ära majandada. Okay, see on väga, see laiemalt termini poolest ma arvan, et see võib kõlada natuke ulmeliselt ja halvalt, aga ma arvan, et tegelikult kui me seda nagu definitsiooni niimoodi võtame, siis tegelikult see eesmärk võiks olla, et ütleme, me ei saa elada maailmas, kus kõik inimesed tegelevad ainult heategevusega, aga me saame elada maailmas, kus kõik ettevõtted on sotsiaalsed ettevõtted. Põhiliselt, et ma arvan, et see on nagu siuke äge visioon ja ma arvan, et see on hea suund, kuhu kõik võiksid liikuda. Okei, aga mis nüüd teie ettevõtte juurde minnes, ehk siis Hagi on ju, et mis on siis see, mida te Hagis teete
ja kuidas te sellega siis maailma positiivsemaks ja paremaks muudate? Ma tegelikult tean, aga lihtsalt et meie osalejad, meie kuulajad saaksid ka teada. Võiks öelda, et Hagi keskmes on levitada seda uskumust, et me kõik igaüks julgeksime uskuda iseendasse. Et meie tõesti selline missioon on see, et igaüks tunneks, et tema on täisväärtuslik, armastatud, täiesti piisav, üliäge inimene ja selleks me hetkel oleme loonud Hagi eneseanalüüsi päeviku, mis siis iseenesest kujutab ette seda, et sul on iga päev on üks või 3 erinevat küsimust, mille saad vastata. Ma siin näitan ka samal ajal natukene kaamera vist. No nii, natukene näeb ka. Et iga päev on 3 erinevat küsimust, mille saad vastata ja need küsimused on just sellised, mis tooksid sulle kas positiivsed mõtted iseenda kohta, et kui ma siin suvalise päeva välja võtan, siis näiteks, et mis on 3 positiivset omadussõna, mis mu päeva kirjeldavad. Et tõesti mõelda positiivselt igale päevale nagu tagasi, et sa saaksid tõesti iseennast ja sinu enda tegelikult tegemisi näha aina paremini. Nii et nüüd ma annan sellise teatepulga, vaatame, kuidas Kätlin mind täiendab veel. Just, et see on nagu endasse vaatamine, aga see on tegelikult lisaks sellele, seal on Hagis endas, on võimalik tutvuda. Nii, meil tekkis jälle väike interneti auk. Et me jõudsime selle, et sellega saab, ma just kirjutasin endasse vaatamine. Et see oli mul märksõna, mis ma jõudsin teha. Aga sa natuke hakkisid, sa võid nüüd jätkata, me kuuleme nüüd sind jälle. Maakodu internet on ikka nii vahva, aga ei ole üldse hullu, et seal on ka lugusid teistelt inimestelt, et inspiratsiooni kogumine just teiste muredest ja rõõmudest, millega teised on hakkama saanud, et tulla mingite raskustega toime ja kas ka see, kuidas oma loovust rakendada eneseanalüüsi juures, et mõelda hoopis teistpidi oma elule või näha endas mingid, ma ei tea, teisi omadusi läbi mingite praktiliste ülesannete, et Hagi päevikus on erinevad eneseanalüüsi vormid, mis aitavad nii enda sisse vaadata, kui ka vaadata nagu laiemalt enda unistusi, eesmärke, mis iganes su elus nagu on, mis toetaks seda, et sina ise oled see kõige olulisem inimene, kes saaks oma enesekindluse, jõuaks oma enesearmastuseni. Sest tegelikult meie oleme need maailma kõige olulisemad asjad, sest et kui meie oleme terved, siis meie suudame maailmas imesid teha, et me hindaks iseennast. Väga lahe ja ma pean tunnistama, et mul veel ei ole teie päevikut, aga ma kindlasti tahan seda endale. Ja nüüd laiemalt võib-olla ongi küsimus sellele, et kas sellel on näiteks mingi kõige vanuse piir, et näiteks võib-olla see on liiga raske, et näiteks mingid inimesed ütlevad, et see on näiteks pigem täiskasvanutele või kuidas see nagu üles ehitatud, kas teil on nagu sihtgrupp või põhimõtteliselt igaüks võib seda lugeda ja kui te tunda, et ükskõik mis elufaasis ta on, et ta võib selle võtta ja sealt abi saada. Tegelikult me lõime selle ja ka. Meie esman... Okei, ma võtan siis selle kanda. Et tegelikult me lõime selle ka ühest vajadusest lähtuvalt, et kuna ma juba mainisin, mul on endal 6 õde-venda, siis ma tegelikult tahtsin neile ka ühte head harjumust luua ja ma otsisin nimelt võimalust anda neile ka, kuna ma ise olen aktiivne päeviku kasutaja juba 3+ aastat, siis ma tahtsin ka neile seda head harjumust anda ja ma läksin otsisin, et kuidas ma saan neile anda midagi, mis aitaks neil nagu paremini oma mõtteid suunata. Et lihtsalt oma päeva kirjutada, et okei, see aitab ka, et nad saavad emotsioone lahti kirjutada, aga oleks hea veel, kui nad saavad ka, et ma saaks neid natukene nügida mingite nagu heade mõtete poole rohkem. Ja selle mõttega me lõimegi siis selle Hagi, et oleks sobilik tegelikult ka juba nendele lastele, kes oskavad juba lugeda. Ehk siis Hagi praegune päevik sobib alates umbes 8. eluaastast, sest siis nad oskavad juba kirjutada ka. Arvatavasti natukene läheb lapsevanema abi ehk mõne küsimusel nagu vaja, et tõesti osata mõelda mõne nurga alt või et kuidas mis võib-olla mõni küsimus lihtsalt on natukene keerulisem. Aga ja see vanusepiir siis tegelikult ei ole meil ei ole ülemat piiri, aga meil on see väike mõte, et seda ülemat piiri natukene ka siis spetsiaalsemalt varsti fookus alla võtta. Okei, selge, väga äge ja see on, ma arvan, et
see on tähtis asi, et sihuke nagu, et on enda sihuke universaalne materjal, et seda saavad nii et alates siis 8-aastased kui ka vanemad, et see on nagu kindlasti väga hea laia sihtgrupile mõeldud tööriist, et tihtipeale me jõuame näiteks eneseanalüüsini, kui me oleme enda karjääriredelil juba, või näiteks mina puutusin kokku esimest korda eesmärkide seadmisega ja näiteks mingi positiivse mõtlemisega ja isikliku arenguga põhimõtteliselt peale oma traditsioonilise koolihariduse lõppu. Ehk siis ma arvan, et see on nagu mega äge, et nagu anda juba sellele algfaasis selline tööriist. Ma arvan, et see on nagu tõesti nagu tohutu potentsiaaliga, aga lisaks nagu väga suure selle positiivse impactiga idee, et see on nii äge. Aga nagu ma ütlesin, see idee on väga äge ja see, kuidas seda olete nagu täide viidnud, ka väga äge. Ja siinkohal paljud inimesed, jällegi, mis teine asi, mis ma olen kuulnud inimesed, kes ei ole veel nagu ettevõtluseni jõudnud, aga nad tahavad jõuda, on see, et mul ei ole mingeid häid ideid. Ja siis ongi näiteks see, et vaadatakse ka neid laive, öeldakse, et no jaa, tal oli see hea idee ja tal oli see hea idee, ja nad kohe tulid mingi ideaalse idee peale, aga mul ei ole nii ideaalsed ideed. Et kas te nagu kohe tulite selle peale, oligi, et nagu vot, nüüd me alustame ettevõtlusega, vot nüüd me teame, et me teeme siukse päeviku, kõik on ette teada, ja me valutame põhimõtteliselt maailma ära. Või oli teil nagu mingi teekond seal ees, et te proovisite ka midagi muud ennevalt? No siin puhul oli tegelikult väga vahva, et Hagi ise, justkui Hagi ettevõte sai alguse praamisõidul eelmine aasta ja me lõime selle 30 minutiga. See oli selline eksprompt, kiirkäitumine, ei mingit pidurdamist, vaid gaasi andmist. Ja tegelikult meil ei olnud kohe seda ilmutust, et meie südameasi on tõesti minna sinna enesekindluse ja enesearmastuse ja enese leidmiseni. Vaid esmalt, nagu ka Hagi võib-olla viitab, et me tahtsime luua kallistuskoolitusi, et inimestele anda seda võimalust veel enam tegelikult julgeda pidevalt luua. Me võime Kätlini interneti kaitseks, kuna sa jälle hakid, siis sorry, ma segan vahele, aga mis me saame su interneti kaitseks öelda on see, et su internet laseb sul täpselt ühe idee ära jagada. Et nagu selles meie kuulajatel on hea see, et idee jõuab täpselt läbi, ja siis tekib see väikene hakkimine sisse, aga tundub, et su internet on taastunud. Ma annan sulle eetrit tagasi. Just, et igatahes kallikoolitustest me ei jõudnud sinna, kuhu me oleks võinud ettevõtjatena jõuda. Pärast seda tahtsime luua hoopis elamustagentuuri, et sündmuse korraldades me saime aru, et paneks tööle enda tugevusega, asja olen tegelenud. Ja pärast seda saime motivatsiooni ja üldse ja läbi analüüsi jõudsime Hagini, aga Merili, kuidas me analüüsisime ennast? Väga sujuv niimoodi üleandmine. Äge. Me tegelikult istusime maha ja mõtlesimegi, et vaatame iseenda sisse, nagu ma tegelikult päris alguses ütlesin ka, et aru saada, mis see on, mis paneb käima. Ja me tegime sellise skeemi, kus me panime paberi keskele, kirjutasime küsimuse, et mis meis elevust tekitab. Ja me hakkasime ajurünnakut koos tegema, panime siis erinevad hobid kirja, nagu näiteks tantsimine, matkamine, magamine, kokkamine, kõik erinevad asjad, mis me pähe tulid. Lisaks mõtlesime ka näiteks erinevatele ühiskondlikele probleemidele, mis meid tõesti süda puudutavad on. Üks oli näiteks, et kiusamine on see, mis me oleme tundnud, et see on midagi väga olulist. Kooliharidus, üksikvanematega lapsed. Ja siis me võtsime teise lehe ja mõtlesime, et okei, mis teenuseid me saame teha niimoodi, et me prooviksime erinevaid neid märksõnu kokku panna. Et kas või kui ma praegu mõtlen, et matkamine ja näiteks kiusamine, et siis okei, viime lapsed, kui nad on olnud sellises olukorras, viime mingisugusel matkale, kus nad avastavad iseennast. Et me proovisime niimoodi neid erinevaid märksõnu kokku panna. Tuli päris korralik nimekiri, aga me saime aru, et me mõtlesime ainult teenuseid ja siis me tegime punkti, mõtlesime, et okei, aga me oleme rääkinud, et päris äge oleks mingi oma toode teha ja siis me panime tooted, panime selle pealkirja. Ja esimene mõte, mis tuli, oligi siis eneseanalüüsi päevik ja sinna sai väike süda taha. Ja siis me teadsime, et me oleme jõudnud selle õige asjani. Väga lahe. Jah. Ma vist segasin vahel. Ja ma just tahtsin öelda, et kuna meil kõik teised ideed olid ka ägedad, aga meil kordagi tekkinud veel sellist kuidagi,
ma ei tea, see on selline nagu sähvatus, ma ütleksin. Ja meil tekkis selle ideega just selline sähvatus ja me saime aru, et me mõlemad oleme sellega nii-öelda päri, me mõlemad, see paneb nii-öelda silmad põlema, et siis me otsustasime, et see on see õige, see on see, millega me läheme edasi. Väga hea, see on taaskord peab lihtsalt ütlema, et me oleme siin peaaegu ütleme pool tundi rääkinud, võib-olla natukene mõned minutit vähem ja selle jooksul nende küsimuste vahele ma olen saanud juba 2 lehe jagu märkmeid, nii et ma kindlasti ise juba, kui me ükskord selle laivi nüüd ära lõpetame, ma kindlasti kuulan seda järgi ja see on hea uudis ka meie kuulajatele, et seda saab ilusti ka järgi kuulata, et see jääb ju siia samasse YouTube'i ülesse, aga silmad põlema. Mul oli see viimane sähvatus, sest ma arvan, et see on nagu tõesti praegu meie sellest vestlustest tuleb väga hästi, et see, mida te teete seda nagu kire ja armastusega, et nagu see, et ütleme, ma arvan, et kui te räägiksite näiteks, kui me teeksime praegu podcasti näiteks, ma ei tea, mingis, ma ei tea, tehnilise füüsika teemadel näiteks, ma arvan, et teie silmad niimoodi ei säraks, et teie kirg ei ole seal, et teie kirg on kuskil mujal, et igal inimesel on see mingi enda kire koht. Aga järgmine küsimus, mis ma teilt küsiksin, on siis laiemalt suunatud sellele, et nagu ma olen toonud siit nende küsimuste vahele välja neid erinevaid märksõnu või asju, mis ma olen just kuulnud nendelt inimestelt, kes nagu ütlevad, et nad tahavad, aga nad ei ole veel nagu saanud seda esimest sammu teha. Ja kuna me just jagasime nagu seda kogemust, kuidas te alustasite, kuidas te jõudsite nagu selle õige ideeni, mis see miks on ja nii edasi, siis kui meid täna kuulab siin mõni inimene, kes tunneb, et tema tahab ka alustada, tema tahab millegi ägedaga tegeleda. Ja ta on siis nii-öelda seal algfaasis, ütleme, et tema on siis selles faasis, nagu te seal praavi peal olite. Kusjuures sellega mul tuli nali pähe, et väga hea, et te täpsustasite, et see oli aastaga tagasi, sest kui Kätlin sa ütlesid, et nagu me ei tahtnud pidurit panna, vaid panime gaasi ja te poleks nagu täpsustanud ajavahemikku, sest meil just hiljuti ju see üks praam sõitis vastu sadamat, et siis keegi oleks veel teid süüdistama hakanud, aga igal juhul siis laiemalt teie poolt mõned soovitused, et võib-olla Kätlin saab seekord alustada, või siis just Merili, siis ma näen, et Kätlin praegu jooksis kokku, et igal juhul siis rääkida mõned soovitused, just sinna algfaasi võib-olla tagasi, et kui te olite nagu seal etapis, et kui sa saaksid nagu täna ise minna tänaste teadmistega sinna sama praami peale ja minna teie juurde võib-olla siis või anda mingeid mõtteid endale sinna hetke, et siis mis need sellised head soovitused on, mis te annaksite sellele alustavale ettevõtjale, kes hakkab nüüd just kohe alustama? Kui oleks siis just sähvatus olnud ära, siis ma tunnen, et hästi-hästi oluline on kohe see sähvatus mingisugusessegi tegevusse ära panna. Et ma olen näiteks tabanud ka, et kui meil on mõni muu idee, kas või ükstapuha kus olnud või hagiski, et on mingi äge idee olnud, näiteks me vahepeal idee, et teeme lastele podcasti, sellist asja ei ole varem tehtud. Aga siis me ei pannud seda sähvatust kohe energiasse ja see tähendas seda tegelikult pärast, me mõtleme selle ideele uuesti, aga seda sähvatust, seda algset sähvatust enam ei ole, mis tähendab, et seda nagu stardipauku palju raskem teha. Ehk siis, mis ma soovitaks kohe, ongi mingisugune asi ära teha. Olgu see siis kas esimene kavandi teest, olgu see siis kas mõni kiri kellelegi või hoopis helistad sõbrannale ja räägid, mul on selline idee, kas sa tuled minuga kampa. Et midagigi ära teha. Et ma arvan, et see oli hästi suur asi, mis meid ka selle hagipäeviku osas aitas, et kui meil tuli see sähvatus, esimene asi, mis me tegime, oli see, et me hakkasime turu-uuringut tegema. Me panime küsimused paika ja võtsime tegelikult aega selleks, et küsitlust hakata kohe levitama. Ehk siis see energia, mis me tegelikult ka inimeste tagasitest saime, see oli see, mis andis selle sähvatusele nii-öelda veel tõukeid, järeltõukeid, et me läheks selle energiaga kaasa. Et ma arvan, et üks asi on see, et jah, pane kohe nii-öelda teosse see sähvatus või energia, mis sul juba on. Ja teine asi on see, et küsi inimesed tagasisidet või kaasa inimesi, et vähemalt mina ja Kätlin, ma tean, me oleme mõlemad inimeste, ehk siis inimeste kaasamine ükstapuha mis moel, see annab alati väga palju häid tulemusi. Väga hea. Ja Kätlin, tahad seda eeldada midagi? Ja mõtles kohe, et võtta sõbrad kaasa ja et need, kellega tegutseda ja samuti need, kellele sa lihtsalt ütled, et sa teed, sest et kui sa ütled selle välja, siis sa teed seda rohkem. Aga see on hea soovitus, mis ma olen palju kuulnud, et ongi, et see, kui sa sead mingi eesmärgi, et ütle seda välja, et sul on nagu see pinge seda võib-olla siis ellu viia. Aga ja mulle meeldis just,
et see esimene samm, et tee kohe see esimene samm, et tee midagi selle energiaga. Et ma arvan, et see on kõige tähtsam asi, mis ma olen ka nõus. Ja jällegi taaskord ma pean ütlema, et me saame täpselt neid vastuseid siia laivi, mida ma olen lootnud. ja kui me nüüd lihtsalt vaatame nagu laiemalt korraks seda, et meil on praegusel hetkel see 18. laiv ja meil on põhimõtteliselt 18 laivi järjest alati olnud sellised sarnased vastused. Et ma arvan, et siin ka üks hetk, kes meie neid videoid aina vaatavad ja laive aina jälgivad, siis ma arvan, et te võite olla õppiskindlad, et need asjad peavad paika. Et üks on see, et okei, et mingi asi töötab ainult ühe inimese jaoks, aga mingil määral tekib juba nii-öelda statistika ja see on tegelikult ka kõikidel ettevõtjatel nii. Ja mul endal on olnud ka täpselt samad kogemused, nii et nagu see on nii äge näha seda jällegi nagu otse teie enda kogemusest seda samat olukorda. Aga nüüd järgmine küsimus oleks siuke väikse nipiga, nii-öelda teistsugune küsimus ja ma räägin natuke selle tausta ära, sest nüüd järgmine küsimus on küsimus, mida ma tegelikult olen küsinud kõigis meie laivi esinejatest. Ja selle küsimuse nii-öelda idee ma sain enda mentorilt ja selle nagu mõte on siis selles, et kui me praegu teeme seda laivi ja nüüd inimesed seda vaatavad, siis tihtipeale, kui kuulata erinevaid podcast'e, kui me räägime näiteks ongi ettevõtluses, kuidas kõik on hästi läinud ägedalt, siis tihtipeale jääb nagu vaatajale siuke mulje, et et nagu nad on võib-olla nagu hästi ideaalsed või teevad kõike alati super hästi, neil tuleb kõik alati välja. Siis tegelikult me teame, et see ei ole nii. Tegelikult me teame, et meil kõigil on palju läbikukkumisi läbi asju ja see ongi, et nii-öelda üles ja alla kõik. Ja sellepärast üks on see, et vahepeal läheb midagi halvasti, aga samas on see, et meil on ka võib-olla mingi mugavustsoon, võib-olla, et me teame, et me tegelikult peaks mingis valdkonnas veel kasvama, aga me kuidagi teadlikult võib-olla oleme seda veel edasi lükanud. Ja sellega seoses tuleb see nagu küsimus, et see on nagu see tagalugu, aga konkreetne see küsimus on see, et kas teil on mingeid asju, mida te teate, et te peaksite tegema nagu veelgi rohkem, et areneda, kasvada, ületada mingid hirme, aga teadlikult te olete praegu kuidagi seda nagu, kas teadlikult või alateadlikult te olete seda nagu edasi lükanud või nagu, et küll ma jõuan selleni. Et kas teil on nagu ka endal mingid selliseid punkte, kus te tunnete, et tegelikult nagu peaks veel rohkem midagi tegema, peaks veel rohkem kasvama, aga pole veel seda teinud? Kinda peale, ma arvan, et me mõlemad oleme sellised, ütleme nii, taastuvad või tervenevad perfektsionistid. Ehk siis seda nimekirja jagub, aga ma mõtleks võib-olla kaks erinevat asja, üks selline isiklikum pool ja teine selline ettevõtte pool rohkem. Et isikliku poole pealt üks asi, mis ma olen vahelduva eduga väga tubli olnud, vahelduva eduga mitte nii tubli olnud, on trenni tegemine. Ehk siis, kui on olnud isegi pingelisemad ajad, siis vahepeal on seda isegi lihtsam olnud teha, et minna trenni tegema, sest ma tean, et see annab mulle sellist mõnusat laengut, ma pean ainult sellele, ma ei tea, jooksmisele mõtlema, ma ei saa millelegi muule mõelda või siis see toob hoopis teisi uusi ideid mulle jooksmise ajal. Aga kui on selline tavaline periood, siis trenni tegemine millegi pärast jääb mul nokkama. Et see on üks asi, mis mul on pidevas sellises work in progress ja et hakkaks nüüd uuesti nagu pihta sellega. Et see on miski, mida ma tõesti tahaks arendada. Ja ei ole siiani nii teadlikult või nii püsivalt teadlikult suutnud ära lahendada enda jaoks. Ja ettevõtte poole pealt ma olen üks asi, mis mina tunnen, et ma tahaks kogu aeg arendada ja mida ma praegu näiteks olen rohkem pausile pannud, samas näiteks aasta alguses tegin väga palju tööd, on turundus. Et turundus on miski, mis minu jaoks kuidagi on täielik maagia ja ma proovin kogu aeg neid valemeid õppida ja võlusõnu, aga kuidagi ikkagi need jäävad selliseks ähmaseks aeg-ajalt. Et selline pidev värskendamine turundusalaselt on miski, mis ma tahan ka teha, aga ei ole veel selles mõttes fookusesse võtnud. Et pigem ma olen teinud selliste suurte kogustega väga intensiivselt versus stabiilselt korralikult. Super. Ja Kätlin, on sul ka mõndasi punkte? Siuksed? Jaa, on küll ja ma mõtlesin ka, et mismoodi nagu minna. Siin mul näiteks Merili mainis sõna perfektsionist. Taastuvad perfektsionistid. Ma tegin enda teist selles märku selle kohta. Nii, aga meil on väikene
ühendusvorm, ma nii kaua võib-olla kommenteerin Merilin, näiteks ma praegu sain sellest trenni tegemine näiteks, see on nagu tõesti, ma arvan, et see on ka sihuke nagu, noh, see on nii, ma arvan, et jällegi inimesed, me saame tegelikult kõik haakad sellega, ma arvan, et see kõigil on meil see pool, et nagu, et see on nii tähtis tegelikult teada seda, et me kõik oleme need nii-öelda tavalised inimesed, et nagu, ja noh, ongi, et me pingutame ja saame neid harjumusi endale luua, aga alati on ka neid mõndasid pisikesi asju, mida me võib-olla nii hästi kohe ei loo endale. Ja turundusvaldkonnast mul tuli see mõte, et ma tean, et inimest, kes ta ka ettevõtlus huvitas väga palju ja siis ta rääkis mulle sellest, et sa ei kujuta ette, et ma käisin ühel leheküljel, mingis koolituse leheküljel ja pärast ma läksin Facebooki ja täitsa imeline, et nagu see viskas mulle kogu aeg seda koolitust ette, nagu nad tehaksid seda. Ja siis nagu tema viitas sellele kui nagu mingile universumi jõule ja siis ma olin nagu, no tal ei saanud nagu seda niimoodi selgeks teha tol hetkel, aga oli, et tegelikult see on turundusvaat. Ja, eks ta nii ole. Et me näeme, et Kätlil on praegu internetiga läinud nii nagu näinud, pole hullu, me saame praegu jätkata ja kui Kätlin jõuab meile tagasi, siis läheme ilusti jätkame, kus me pooleli jäime. Aga mis võib-olla veel on sihuke küsimus laiemalt, mida ma olen mõelnud, te mõlemad rääkisite Changemakersist ja ma tean, et ütleme, kui kedagi kõnetab, vaata väga palju näiteks Hagi-idee on ja siis Hagi-ideega nagu ütleme, et saab olla teie klient on ja, aga ütleme teie, siis neile kampa ei saa põhimõtteliselt tulla. Aga Changemakers on ju tegelikult väga avatud asi, see on just suunatudki sellele, et koolitada välja neid uusi sotsiaalseid ettevõtjaid. Võib-olla sa tahad natuke rääkida sellest, mis see Changemakers on, kellele see suunatud on ja kui mõni meie kuulajatest tahaks ka sellest osa saada, siis kas tal on see võimalus? Ja, Changemakers on siis see koht, kus tegelikult nii mina kui Kätlin oleme kasvanud väga-väga korralikult ja meie põhimõtteliselt selline missioon, visioon on see, et iga inimene saaks täita oma unistusi ja me tahamegi just aidata, et inimesed saaksid seda teha ja et nad muudaksid siis samale positiivset maailma. Et pannes kokku nii unistuste täitmise kui ka sotsiaalse ettevõtluse, me loodame sellist kõige paremat tulevikku luua edaspidiseks. Ja seda me teeme siis läbi erinevate programmide, e-kursuste, oleme teinud ka ühe lauamängu, mis keskendub rohkem selliste suhtlusoskuste, tiimideoskuste arendamisele. Et hästi palju erinevaid asju, aga kui kedagi huvitab, siis näiteks kõige lihtsam on mõnesse programmi kaasa hüpata. Et nagu mina ja Kätlin alustasime teekonda programmidest, siis tegelikult see võimalus on nüüd igal ühel ikka veel teha. Et näiteks sel suvel on veel tulemas Changemakers Summer Academy, kus siis iga noor, kes sinna tuleb, saab siis luua oma sellise maailma muutva ettevõtte erinevate inimestega koos. Ehk siis kui keegi tahab ise oma Hagi või Changemakersi või Power Estonia luua, siis see võimalus on seal koha peal. Siin nüüd lauamängu osas ma kasutasin natuke oma kaamera tagast abi ja ma tavaliselt ei tee promo ise endale ja Power Estoniale siin laivis, aga kuna me korraldame ka lauamängu õhtuid ja näiteks sellel nädalavahetusel me korraldame üritust, kus me mängimegi just täpselt seda sama Changemakersi mängu. Ja kui Hagi-päevikut mul ei ole, siis see on meil täitsa olemas. Nii et see on tõesti väga inspireeriv ja väga nagu ütleme meeskonda arendav mäng siis. Et see on tõesti lahe ja ma võin öelda, et ma oleme seda mänginud 3-4 kuud. Isegi juba natuke rohkem. Ma ei oska öelda päris ütleme mingi vähemalt 10-15 mängu ja paljudel mängudel on olnud isegi täpselt samad inimesed ja see on iga kord huvitav. Et see on nagu tõesti, et sellest nagu siin on nagu väga häid ja just nagu ma olen nii näiteks, mind ennast näiteks kõnetab kõige rohkem näiteks see, et siin on üks see kaart, et sa pead määrama teiste mängijate armastuse keeled. See on näiteks armastuse 5 keelset raamatust, ma saan aru, et nad on võetud, on ju. Et see on jällegi nagu siuke raamat, mis ma mäletan, et kui ma enda mentorit kunagi selle soovituse sain, siis ka see raamat, ütleme, et see on raamat, mis on päästnud rohkem paarisuhteid kui ükski teine raamat üldse kokku, on ju. Ja nüüd see on nagu üks ägedaste seltskonda mängu sisse pandud ja kui me tegelikult nagu saame, kui keegi meist ütleme, on teadnud, mis see nagu seal taga on, et me oleme seda kaarti saanud kasutada väga hästi inimeste õpetamiseks ja suunata nad ka näiteks selle raamatuni ja edasi, et see on nagu tõesti lihtsalt üks kaart ja nüüd kujutage ette, et ma ei oska täpselt numbrit öelda, aga siin on 100 kaarte, on ju. Et see on nagu tõesti, et iga selle kaardi taga on nagu võimalik midagi sükest ägedat teha. Et see on tõesti megamäng ja kui sa mainisid nüüd seda suve akadeemiat, siis kas seal on ka mingi vanusegrupp või mingi kindel sihtgrupp, et kes sinna oleks oodatud?
Ja seal on meil tõesti selline kindlam vanusegrupp olemas, et kuni 19 aastased saavad sinna tulla. Et just, et praegu veel sinna saab tõesti ainult need natukene nooremad või veel vanemad noored, kuidas iganes keegi ennast defineerida tahab. Meie YouTube'i statistika ütleb, et meie enamus vaatajad on 18–30, ehk siis tegelikult seda nagu natuke seda on ja ma tean, et meil on ka kindlasti mõned nooremad vaatajad, nii et kindlasti minge. Ja selle kohta küsin ka sult selle küsimuse, et nüüd kui kellegi suvi on, et kuidas ühendust võtta, et kas ta võib otse näiteks sulle kirjutada või on seal näiteks Changemakersiga otse ühendust võtta, et kuidas see pool käib, et siis on see teadmine ka olemas, kui kellegi suvi tekkis. Ja ma arvan, et kõige lihtsam on minna Changemakersi Facebooki või Instagrami lehel, et Facebookis lihtsalt Changemakers sisse ja siis esimene vaste, ma arvan, on väga õige. Et sealt leiab kõik info üles, kuidas, kuhu minna saab ja leiab kõik järgmised põnevad asjad ka üles. Ja muidugi, kui mingeid küsimusi on, siis võib alati mulle ka kirjutada. Ma hea meelega suhtlen ja vastan küsimustele. Super, väga hea. Ma näen, et Kätlin on jõudnud ka meile tagasi. Vahepeal lasin ta meile siia ruumi sisse ja anname Kätlile hetke aega, et ta jõuab ära ühendada, aga siis mis meil vahepeal, ega me vaikselt peame hakkama otsa tõmbama kokku, sest mul tegelikult on küsimusi veel tuhandeid, aga lihtsalt see aeg jookseb peale ja ma tean, et lihtsalt kindlasti tulevikus me peame veel teid kunagi kutsuma esinema, et me saaks kõik teemad kaetud, aga enne kui me nüüd lähme nende viimaste küsimuste juurde, siis Kätlin, kas sa kuuled meid, kas sa näed meid? Kätlin tundub, et ta ühendab alles enda häälega, aga nüüd on olnud. Kätlin, kas sa kuuled meid? Nüüd kuuled. Super, aga me enne jäime selle juurde, et mis on need mõned asjad, mis sa tunned, et sa ise võiksid veel siis nii-öelda paremini teha või kuskilt areneda, et mis on need, mis hoiavad mugavustsoonist tagasi, et vaatame, kui hästi meil internet mängib välja, kui ei mängi, pole hullu. Ma arvan, et kõik on juba veendunud teie mõlemas ära selles energias. Et nii palju, kui ma natuke sain ise rääkida, siis ma ütlesin, et minu puhul on sellega sõna, millega Meril mainis, ehk siis perfektsionism. Et siin puhul tundub, et see perfektsionism on sõna, mis saab Kätlinile täna meie laivis saatustikuks teist korda. Aga jah, siin on ja ma tegin endale täitsa selle märkme ka, kuidas iseenesest taastuvad perfektsionistid. Et see mõte on mul siin olemas ja kuna 3 on kohta sealt, siis proovime veel korra, et Kätli vaatame, kuidas äkki nüüd see internet on. Kui ei ole, nagu ma ütlesin, pole hullu, siin on juba teada, et see perfektsionism, et kas ma eeldan õigesti, et see on nagu see pool, mida sa tahad kasvatada, arendada, et sellest nagu siis nii-öelda mitte alati olla see täielik perfektsionist. Või just vastupidi? Just täpselt, et mitte hoida asjades kinni, sest et tegelikult perfektsionism on osa nagu hea. Ta aitab näha detaile, ta aitab teha midagi, mida võib-olla iga inimene märka, see on töökuse ja kõige selle nagu sümbol. Küll aga tegelikult perfektsionism on ettevõtluses ka tihtipeale pidurdus nii-öelda tegur. Ehk siis ta ei lase niivõrd kiirelt edasi liikuda, et jah, mingist suurest pillist ei vaata nii-öelda edasi, et seda tahaks ise teha, et oskaks veel kiiremini otsuseid teha, enesekindlamalt edasi liikuda, et seda mina tean, et võiks endast veel arendada. Super, nüüd me saime väga hea selle vastuse ja ma arvan, et seda on nagu hea teada, et just see perfektsionism, ma tean ka neid inimesi, kes ongi, et täpselt sellest nagu, et seal on igas asjas on midagi head ja midagi halba ja ongi täpselt see, et sa märkad neid detaile ja oskad panna fookuse sellele, millel on vaja, aga samal ajal, et sa suudad lahti lasta sellest nii-öelda kõigest, mis ei ole sinu kontrolli all. Aga kui me võtame kogu selle teie teekonna nüüd nii-öelda natukene kokku, mis teil selja taga on olnud praeguseks, siis kas sellel teekonnal on olnud mingid podcast'e, raamatuid, koolitusi, nagu ma arvan, näiteks Changemakers on ju, aga veel nüüd mingid sellised raamatuid või podcast'e või siis nii-öelda seminare, mis on teid väga aidanud, mida te soovitaksite meie kuulajatele, mis on teid kõnetanud kuidagi, et mida te soovitaksite nii-öelda alustavale ettevõtjale või lihtsalt sellele inimesele, kes ta ei pea olema ka ettevõtja, meil on tegelikult ka erinevaid kuulajaid, kes tahab
nagu olla selles suhtes ettevõtja, et ta võtab midagi ette, et ta ei pea nagu looma seda ettevõtet, on ju, et noh, ta võib olla ka õpetaja, ükskõik mida, aga mingid raamatud, mis aitavad siis nii-öelda teel selle positiivse sinuni ja edukuseni. Et või siis mingid podcastid ja nii edasi. Et ma arvan, et me võime alustada Merilist ja siis vaatame, kas me saame Kätliniga kätte. Sobib väga hästi. Meil on õnneks ka päris sarnane maitse, nii et kuigi Kätlin ei peaks saama räägitud, siis ma usun, et enamjaolt ma suudan üle ka edasi anda. Üks hästi tore raamat, mis räägib ka loopõhiselt ja annab sujuvalt nippe juurde, mis on tohutult tore raamat, on Start Something That Matters. Ja kui keegi teab, mis asi või kes on näiteks Blake Mycoskie ja Tom's Shoes, siis see räägib just selle ettevõtte loost, kuidas see sai loodud. Ehk siis või selline suurim võib-olla sotsiaalne ettevõte, keda teatakse, kus siis loogika oli see, et kui sa ostad ühe jalanõupaari, siis üks jalanõupaar läheb Aafrika laste. Hästi, kui ma lihtsustan. Aga kuidas see ettevõte sai loodud, mis õppekohad, kõik erinevad asjad on siin läbi kirjutatud, see oli väga-väga tore. Ja üks hästi sarnane raamat, mis mulle ka tohutult meeldis, oli Adam Browni oma The School of Pencil või midagi sellist. Adam Brown on see kirjanik. Ja tema rääkis ka, mulle meeldis hästi, et ta rääkis ka oma lugu ja rääkis ka samamoodi nippe juurde, aga said läbi loo tegelikult ammutada hästi palju sellist inspiratsiooni. Ma usun, et kes juba neid laive vaatab, et tegelikult nendele lood hästi sobivad, nii et mõtlesin sellist 2 nagu looraamatut pigem soovitada. Ja üks podcast ka, mis me mõlemad oleme fännid, Kätliniga on Täitsa Pekkis, kus siis räägitakse ka, et lugudest, mis on läinud pekki. Kätlinil on ka üks hästi vahva osa seal, nii et kes tahab Kätlinist natuke rohkem teada saada tema sügavamatest hingesoppidest, siis Täitsa Pekkis osa Kätliniga oli hästi vahva, aga seal on veel hästi palju häid, et näiteks Timo Porvali või Boost Yourselfi eestvedaja Sven Nuumiga olid minu ühed lemmikud ka näiteks. Väga lahe. Nii, Kätlin, kas sa kuuled meid? Sa näed meid? Kuulen. Super, ja me kuuleme sind ka. Väga hea, siis loodame, et seekord saab. Aga mina mõtlen ka, et tooks enda poolt siis mõned raamatusoovitused, et kui rääkida sellest, et kõik algab meist endast, siis minule väga meeldib Brené Brown. Et Brené Browni erinevad raamatud ja siin mul endal käes on lihtsalt raamat, mida ma ka siin olen alustanud lugemist, on siin siis Rising Strong. Ehk siis kuidas leida endasse tugevust, saada aru, et sa oled piisav ja kuidas tegelikult tulla raskustest taas ülesse. Ehk siis nagu getting back up. Et see on no nii, me saime jälle, mulle meeldib see, õnneks see internet enam. Nii, meil natuke läks hakkima see lõpp, aga ma räägin, see internet tegelikult teeb meiega päris head koostööd, sellepärast, et me saame peaaegu, et see terve mõtte kätte. Et see on nagu hea ja see raamatusoovitus me saime kätte. Aga kas sul oli veel lõpus veel eraldi raamatusoovitus või sa kirjeldasid seda raamatut veel? Okei. Nii, aga siis me saame... Ma tegelikult tean, miks internet niimoodi hakib, see on see, et nagu sa algul mainisid, et sul on seda energiat ja sa oled see nagu tohutu see energiapall sul sees on ja see ongi täpselt seda, et kuna meie vaatajad ütlevad ongi, et kuna see nagu see energiatase ja see on nii super, et siis ongi, et võib-olla me muidu hirmutaksime mõned inimesed ära, et siis ongi, et me täpselt balansseerime selle ära, et see on siuke nagu mõnus hüpe, et siis kui näiteks tulla kuhugile ja päriselt agist kuulda või siis näiteks Chainsmakers või kuskil, et siis inimesed on nagu valmis selleks, et see on täpselt, kõik on läbi mõeldud, et kõik on nagu täpselt ideaalne. Aga väga head soovitused. Ma kindlasti pärast küsin teilt veel need üle ja me paneme need siia samasse laivi alla, et kõik leiaks need ülesse ja siis neid saab kindlasti kuulata. Ja ma tahaks küsida ka seda, mul on veel tegelikult 2 lõpetusküsimust ka, aga enne seda, et kui meil on nüüd siin laivis kuulajaid, kes tunnevad, et nad haakusid või te kõnetasite neid,
kas see on teie jaoks okei, kui me näiteks ka paneme alla siia pärast teie Facebookid või Instagramid, et kui nendel on soov, et nad saaksid otse teiega ühendust võtta? Et kas see on ka tihtipeale, et võib-olla mõni idee läks kellelgi pilm põlema või lihtsalt näiteks hagi kohta rohkem infot saada, et kust ta saada ja nii edasi. Et siis ma arvan, et see on okei, kui teiega võtta otse ka ühendust. Ja igati on. Igatpidi, me oleme kõigile öelnud ka, et on see mure või rõõm või inspiratsioon või mingi mõte julgelt ühendust, saab kõike arutada. Super. Nii, ja nüüd mulle meeldib seda alati küsida, see on siuke töövestluste küsimus, aga mulle eriti meeldib seda küsida meie laivides. Ma pole veel ühtegi igavat vastust saanud. Nii et väike pinge näeb pinge peale. Tegelikult arvan, et siin ei ole pinget, see on südamest tuleb vastus, aga küsimus koosneb teie puhul 2 osast. Ehk siis, kus te näete ennast 10 aasta pärast ja kus te näete hagit 10 aasta pärast? Ja saate ise mõelda, kumba pidi te tahate vastata, et see on jällegi, ma kindlasti tahaks mõlemalt kuulda seda vastust, see on siuke äge, hästi mind inspireeriv küsimus alati. No ma siis lendan peale. Mina näen iseennast õnneliku, rõõmsa emana 10 aasta pärast ja lisaks siis väga sellise entusiastliku maailmamuutjana, et vähemalt ühe toreda, laheda sotsiaalse ettevõtte, mis loob palju muutust, olen ma loonud ja vean eest, et selline kombinatsioon iseenda rõõmudest ja teistele rõõmude pakkumisest ja hagit mina näen 10 aasta pärast valutamas, ma arvan, ilusti maailmat, et on see hagi kas päevik, olgu see mingi muu toode või olgu see laivide seeria, mis me oleme teinud ka eesti keeles 24 tundi järjest maratone Facebookis, et ükstapuha, mis see on, ma usun, et see on jõudnud ka Eestist väljapoole. Väga lahe. See on, ma tean 24 laivit, see on eraldi teema, aga ma võiks eraldi pika podcast teha, et see on jällegi, et me natuke puudutasime seda, jällegi, et kui see tekitas huvi, siis pärast kindlasti Google'da Kätlinit, Merilit, et sa saad vastused, usu mind. Okei, aga Kätlin, kus sa näed ennast 10 aasta pärast ja kus sa näed hagit 10 aasta pärast? Ennast ma näen vahva seiklejana, enesekindla ettevõtjana, kes on loonud Eestis ja juba maailmas vast äkki ka midagi vahvat ja positiivset. Ja ma usun, et ma olen see inimene, kes jätkuvalt armastab teiste juures näha seda ilu, näha seda, et meil kõigil on suur potentsiaal ja vähegi jagades lugu anda seda inspiratsiooni. Et mina näen hagida sellise südameasjana, et kui Meril ütles, et tema tahab olla ühe ettevõtte juht, mis on tõesti loonud mingit suurt ja ägedat, siis mina ka. Ja mine tea, kas hagi on 1., 2. või 10. selline ettevõte, mida teha, kuid igal juhul hagi tulevik ise ka, mis iganes vormis ta kujuneb meil edasi, mis iganes. Ühest tootest võib saada suur teenuste pakett, ühest tootest võib saada mingi muu asi, et igatahes hagi on asi. Isegi kui nimi peaks muutuma, mis iganes tulevikus tuleb, on see, et me jääme selle juurde, et meie eesmärk on jõuda selleni, et me inimestena oleksime õnnelikud, et me usuksime endasse, et me teeksime asju, mis meile meeldib, sest et meie enda sisemus, see, kui terve meie hing on, see on kõige alus. Nii et lihtsalt säravate silmadega edasi ja jagada seda rõõmu. Väga südamlik ja väga aus vastus. Ja nüüd üks kiire küsimus, kuna me oleme igatpidi aegadega üle läinud, aga ma lihtsalt tahan väga seda teha. Ja tegelikult see on just otse meie kuulajatele, et kui nüüd praegu keegi tuleb meie laivi ja mingil tehnilistel põhjustel näiteks ta ei saa kuulata ühtegi asja, mis siin eelnevalt oli ja te saaksite jätta nagu ainult ühe sõnumi enda poolt meie kuulajatele, mõlemad saavad jätta ühe sõnumi selles suhtes, et kui kogu see laiv võtta kokku need ühe lausega või tahaksite jätta mingi ühe mõtte meie kuulajatele, siis mis see üks mõte oleks? Ma ütleksin, et see üks mõte võiks olla, et kuula iseennast ja päriselt kuula, et kuula iseennast selles mõttes, et kuula, mis sind kõnetab ja kuula päriselt selles mõttes, et kuula päriselt, ehk siis
ehk siis ära mitte ainult kuula, vaid kuula päriselt, et tegutse ka selle põhiselt. Et vahepeal me ei oska iseennast kuulata, vahepeal me ei oska sellele kuulamisele justkui tegusid järgi panna, et see iseenda kuulamine, selle päriselt kuulamine, ma arvan, on see, mis mina tahaksin, et kõlama jääks. Super. Ja Kätlin? See läheb tegelikult kokku selle asjaga. On see, ole iseendaga aus. Nagu tegelikult ka ole aus. Kas see on see, mida sa tahad, kas see elu on see, mida sa tahad, kas need inimesed sinu ümber on need, keda sa tahad, kas see kõik sina ja sinu elu on see, mida sa tahad ja ole aus ka enda süngema poole vastu. Et see eneseanalüüsis ka, me ei julge tihtipeale tunnistada, et meis on kadedust, et meis on mingid, ma ei tea, mis iganes mõtteid, mis ei ole need, mida me tahaksime iseenda heale poolele olemas olla. Kuid julge tunnistada neid, sest kui me julgeme seda endale öelda, kui me julgeme neile otsa vaadata, siis me tegelikult suudame kiiremini edasi kasvada. Ja mine tea, võib-olla kui sa ütlegi, et ma olengi nii kade, et ühel inimesel läheb nii hästi, äkki su energiat lähevad nii valla, et just need asjad tulevadki sinu ligi, mida sa tegelikult tahad. Et kunagi ei tea, mis see elu teeb, nii et ole aus ja julge endal tunnistada asju, et puhtamalt ja tervemalt edasi liikuda. Super. Nii jällegi, isegi nagu ma räägin, ma esimesi minuteid alustasin juba nii, et ma pidin terve aeg märkmeid tegema ja me lõpetame samamoodi, et seda kulda on tulnud siit nii palju, et ma kindlasti kuulan seda laivi veel üle. Ma julgustan kindlasti seda tegema ka kõigil meie kuulajatel, aga aitäh teile mõlemale siiralt südamest, et te võtsite selle aja ja tulite meile siia rääkima ja jagama enda inspiratsiooni. Ma arvan, et te kindlasti kõnetasite taaskord paljusid inimesi. Ja lihtsalt tehke seda edasi, mida te teete, sest see on näha, et te teete seda südamega ja kui meil on rohkem inimesed nagu teie, siis me muudame seda maailma palju paremaks. Nii et aitäh teile tulemast ja kõigile meie kuulajatele tänud vaatamast, tänud kuulamast ja juba järgmisel teisipäeval ehk täpselt nädala aja pärast näete meid juba järgmises laivis järgmiste inspireerivate inimestega. Ja kui te veel ei jälgi meid Facebookis, Instagramis ja ei ole subscribe'inud meie YouTube'i kanalit, siis tehke seda, sest muidu see info võib teist lihtsalt mööda minna. Aga igal juhul kõigile ilusat õhtu jätku ja näeme järgmises laivis. Tšau teile! Tšau! Tšau!